Tere! See aeg on käes. Me hakkame jälle tootma. Õudsad mõtted tulid pähe ja siis me mõtlesime, et šokeerime Eesti rahvast, teeme mingit lollusi. Jah, kuna meil on praegu kõikide nende drifti asjade ja kõikide asjadega nii nagu on. Auto on ühesõnaga tegemises kaugel maal. Samas nagu autodega võiks mingit contenti teha teile, sest te ju kõik olete autohuvilised. Ilmad on ka vastavad, et sellised sopased ja vihmased ja märjad ja tavaautoga on halb sõita. Meil on erilist autot vaja selleks. Väga erilist autot on vaja. Pakuti meile ühte autot, väga ilusat autot, imelist autot. See on ikka maanteelaev on see auto. See on kiirteede kuningas. Oma aja kiirteede kuningas. Ja see on minu ja Larsi isiklik lemmikauto. Me väga suur armastus selle auto konkreetse mudeli vastu. Ja see on ikka hästi õnnestunud mudel, see on ikka hästi on tehtud see auto. Lähen Pärnusse, Summer, Ibiza, Tiki-traileri ja Haagis on järgi. Käisime just, võtsime, praegu on väga vara hommik, sellepärast meil võib-olla näod ongi sellised natukene paigast ära veel. Võtame selle auto peale ja siis näitame teile, mis asja me teeme. Ilmselt video jõuab hiljem ülesse, kui meil reaalses maailmas siin päriselus, siin dimensioonis, siin planeedil. Planeet Maa. Siis, ühesõnaga me pakume teile seal Instagramis siis, ma siis saan minevikus rääkida, me pakkusime teile Instagramis. Juba magasite maha. Kui te seda juttu hetkel kuulete, siis te olete ammu kõik asjad maha maganud. Ja see on sellepärast, et sa ei follow meid Instagramis. Jah, nüüd hakkad followma järgmine kord, siis tead, et sa ei maga maha, kui midagi juhtub. Jah, sest et meil käivad mõtted niimoodi. Ja nüüd hakkavadki käima nii. Meil on vahepeal nii, et me jääme ise ka maha enda asjast. Tegelikult see on suht kiire mõte. Meil nagu mingi paar päeva tagasi tekkis see kõik see kogu üritus, mida me teha tahame. Ühesõnaga, me teeme Instagrami, teeme küsitluse, kuidas võiks teha selle autoga, mille me toome. Meil on omad mõtted ka, mis me teha tahame sellega, et siis üritamegi kokku siduda need ideed. Tarkade klubi ütleme nii, et kuulame teie arvamusi ja siis kuulame ka enda ideid. Nii et ma loodan, et sina, kes sa seal vaatad, oled meie Instagrami jälgija ja siis siin meie praeguses dimensioonis sa saad umbes 6-7 tunni pärast hakata pommitama meile asju, mida me selle autoga ma loodan, et teil on ka sama vastikud ideed kui meil nende autodega. Ikka vastikud ideed peaksid olema, need on vaja. Seega lähen Pärnusse. No nii, oleme Pärnus kohal. Tegelikult oleme juba aparaadi peale saanud. Meie käsutuses on 96. aasta kiirteede hirm. Kiirteede hirm, jah. Ja sellest saab siis meie uus projekt. Me hakkame sellega aastal 2021 Formula Drifti sõitma. Siia tuleb V12 quad turbo vahele. Ja selle samaga ma arvan, et me võtame selle karika ära. Saime ta kätte. Tegemist on siis 2,5 bentsukaga, sinine, õigeste täpikestega. Need on need tetratähnid. Pilt on laadne. Sees on meil ilus must nahksisu. Jalamatid, värgid, särgid, automaat. Selline premiumi tunne tuleb peale kohe, kui seda salongi vaadata, selline nagu automaat ja must ja nahksisu ja nagu, Ilmselt Tallinnasse jõuame, sest ta on üleni rokane või ta praegu ka suht must ja rõve. Et siis teeme ilusti puhtaks ja veokonks. Oba! Racing! Nii aga Angel! Nii aga Me oleme ka ühed toredad inglid meile, täitsa meeldivad, siuksed tuled, mõnusad tuled. Et teeme ta puhtaks ja ilmselt läheb õhtul toimetamiseks. Me siis vaatame, mida meie vaatajaskond arvab sellest aparaadist või mida nad tahavad siis, et me teeksime sellega. Kindlasti te võite kommentaaridesse kirjutada, kui te tahate tulevikus veel näha siukest off-season mingit
teemat, et noh, kogu aeg ju drifti ei ole ja kogu aeg asju nagu driftiga seoses ei ole, siis me ju saame mingeid muid autoga seonduvaid asju ka teha. Me hakkame Tallinna poole minema, meil on siin reede lõuna juba vaikselt kätte saamas ja meil tuleb pikk reede õhtu garaažis. Ma arvan, et see on selline hea vaheldus, selline mõnus. Et saaks nädalavahetusel teile siis kvaliteet contenti keevitada. Jah. Aga Tallinna. Ühesõnaga, me oleme jõudnud oma tegemistega nii kaugele. Meie maantee mürsk on garaaži ette pargitud, ootab õhtut, et me saaks oma toimetused lõpetada ja kallale minna sellele autole. Et ootame veel natukene, mida rahvas soovitab, mida teha. Siis hakkame plaani pidama, mis me teeme selle autoga, kui me oleme teie kõiki häid ideid läbi mõelnud, analüüsinud. Vastused on igasuguseid. Läbiv teema on põhimõtteliselt see, et te tahate, me lihtsalt saiaks teeme selle auto. Natuke leidlikum võiks olla see nagu teekond saiani. Paratamatult, kui seda autot nagu väga sihtotstarbetult kasutada, siis ta lõpuks ongi selline amortiseerunud. Aga nagu midagi võiks eelneda sellele enne, kui ta nagu täitsa peldik on. Meil on siin mingid väiksed asjaajamised endal ka päeva peale. Õhtupoolikul nii-öelda. Suundume garaaži tagasi. Siin päev natuke kulgeb edasi ja siis jätkame oma videotoimingutega ja ilmselt edasi juba garaažis. Tere õhtust! Meil on Bill jõudnud ilusti garaaži. Siin see ilutus on meil. Meie ilus tumesinine unistus. Äkki, mida sa teed siin? Mida sa teed? Kiiri löövitud. Veel rattaid lahti. Aga meil esimene samm on hetkel võtta kõik need rattad alt ära. Kuna, nagu te näete, siis hetkel on all mingid 15-tollised kahtlase mingi rehviga väljad. Aga meil on tegelikult hoopis teine eesmärk, et saime aru, te jutustate, soovite näha off-road E39. Ja selle põhjusega mõtlemegi need rattad alt ära, et panna alla toll suuremad, kuna meil on siuksed päätvoid siin. Need tibulinnukesed. Need on mudarehvid, mis meil siin vedelesid. Tere! Need me paneme kuidagi mingi valemiga selle PEM-i alla. Me veel ei tea kuidas, aga meil on garaaž täis tööriistu ja toores jõud ja kõva tahtejõud on ka. Motivatsioon on palju, et seesama asi saada kuidagi lõpuks off-roadi kõlbulikumaks, mitte kõlbulikuks. Ja hetkel nüüd toimetamegi sellega edasi ja anname teile teada, kui me jõuame järgmise sammuni. Voo! Läheb Bill käest ära. Need väljad lähevad minema, tulevad toll suurema tasemele. Head aega. Samasugune Bill on meil siin. Meil SPS-t põhimõtteliselt samasugune. Loodame, et meie oma on ka vaata samasugune. SPS-t meil sõbral on varuosadeks siin väike. Ai. Ja siis siin on 16-tollised väljad all. Siin on ilus, lahti löödud. Siis me... Oi, lahti. Siis me vahetame ära. Lahti. Paneme siia enda 15-tollised alla ja sealt tulevad... Siit tulevad siis 16-tollised. Sest et meil on mudarehvid on 16-tollised. Kui on võetud rehvid, siis läheme enda garaaži tagasi. Vahetame naabrimehe juures rehvid ära, paneme mudakad peale. Ja siis läheb fitmendiks. Siis hakkame fitmenti timima. Teeme sai endale uued ilusad väljad. Sulle, Henry. Thanks, Henry. Nüüd lähme tagasi garaaži. Vaatame, nüüd peaks panema mudarehvidest peale. Siit võtame need vanad maha ja paneme mudakad peale. Hakkame alla viskama, proovime, mis seis seal toimub. Me läheme nüüd garaaži edasi toimetama. Meil päev alles jätkub. Nii, vahetasime rehvid ära.
nagu te timelapsist nägite, siuksed monstrumid. Ma ei tea, kaamerast tegelikult ei näe nii hull välja. Ta on ikkagi väiksem muidu originaalis. Ma luban teile. Ma mõtlesin, et need on ikka suuremad kui vanad väljad, aga ei sama. Möll jätkub. Nüüd me hakkame leiutama, mida siin tegema peab. Kõigepealt proovime alla panna. Siis vaatame, mis see teeb selle auto all, et mis meil teha vaja on. Ilmselt meil on vaja flanssi ja ilmselt on vaja kõrgemaks teha autot. Ja ilmselt on palju vaja lõigata. Red Bull annab tiivet. Seega me hakkame toimetama. Nii, seis on selline. Tagumisel tiival oleme lageri ära eemaldanud ja tiiva ääre ära lõiganud. Aga see koht siin on, millele ta hakkab vastu käima. Ja meil on vaja flantsi. Flantsi, et see väljapoole tuua nii-öelda auto ratast eemale. Nüüd me otsime flantse, sest meil endal ei ole. Võimalikult suuri on vaja. Ilmselt paneme taha 50-sed ette 40-sed. Ja ühesõnaga, progress vaikselt toimub. Stay tuned. Oleme siis jõudnud otsapidi TPHP juurde, kus siis flantsid saime kiire küsimise peale. Kell on meil mingi 7:30 läbi juba, aga saame kiiresti flantsid endale 4 tükki, 50-sed ja 40-sed. Siis saame auto mõnusalt laia, ratas ilusti sinna koopasse ära ka. Lars tuleb uhkete flantsidega süle täis kuradi ratakesi. Ehk siis normaalne, hakkab pulli saama. Flantsimees. Koogid jõudsid, tulin oma pirukatega. Kolisevad pirukad. Päevalt meil on täna õhtul jälle tegevust, me saame vastikuid asju edasi teha. No, 76. Sa võtad laiust, eks ju? No, 88. Kas me nüüd proovime uuesti ratast alla ja alla võtta? Me lõikame sealt poolt ka ära ja siis laseme ühe poole alla. Lõikame kõik ära ja siis laseme alla. See on ikka fantastiline tõena. Ja siis laseme alla. Ja siis on nõus. Tegelikult selle võiks nagu ilusamaks lihvida ka. No pärast lihvime. See on viimane viimistus, siis kui me näitusele hakkame minema. Jah, me lähme, mis kuus oli? August või september Tartu Motoshow'le. See on 10 000 euro projekt. Läheb näitusele auto. Ja me oleme nagu kõvasti vaeva näinud selle autoga. Siin on higi ja pisaraid valatud. Mitu aastat? Enamasti on pisaraid valatud siin pärast seda, kui sa näed, mis sa teinud siin oled, eks ju. Aga me oleme uhked oma kätetööle. Mis tema tegi seda mitte? Ma tahtsin logarit lõigata, aga relakas läks taabikasse kogemata. Paikil tahtsi autole haiget. Teil ei tohi relakaid lubada. Iga kord, kui tahate midagi ära lõigata, tuleb mingi kaotus sellega. Oota, anname näite, kus mölki tuleb teha.
siin on vist ka... Michael, meil on tagatiib mõlkis, mis me teeme sellega? Mis te tegite nüüd? Tagatiib on katki täiesti. Miks see katki on? Kas te olete rahul omadega? Jah. Väga rahul. See oligi meie eesmärk, et saada siia garaaži selline mõnus klaasipesuvedelikule. Vaata kui kõrgeks oleks. Ei. See on nii toitu asi. Aga mulle meeldib see lahe. Jumal lahe tagant välja. Miks see 39 niimoodi ei tehtud tehasest? Nad oleks võinud kõik tehasest sellisena tulla. Siis oleks palju asjalikum auto ka nagu. See on hea. Selle me saadame kuskile. Vaadake, mida Eesti rahvas teeb reede õhtul. Selle asemel, et ennast kuskil pildituks juua, me peksame 39 pildituks. See meenutab neid tonk-stiilis, neid autos USA-s vaata, mis on liiga suurte radastega. Siis oleks 24 tolise väljega alla panna praegu. Kas see on meie järgmine projekt? Andke meile 24 tolised välja, me paneme alla siia need. Nii, see aeg on käes. Midagi ragiseb. Ma ei tea, mis asi see on. Midagi ragiseb. Oota, ära väga keera. Oota, mis asi see on? Sõida otse. Ja nüüd võin otse tulla. Stange tuleb ära või? Ei, tule. Mis see rakib? Stange. Kuule, võtame stangi eest ära. Mis tal niimoodi juhtus? Mis siin vastu käib? Kõik. See stange nurk tuleb kõik ära. See tuleb ära lõigata veel. See lõikab rehvi puruks. Täna me ei saa stanget ära võtta. Ei, tõstame tungiga üles rutta siit nurgast. Jaa, aga ära ei tohi võtta. Stange peab alles jääma. Lõikame siin õues õllakaga ära praegu. Jah. Kas on esmamõljad? Super, ülihea fitment on. Kas te soovite öelda, mis siin vahepeal juhtus? Angel Ice'id hakkasid põlema. Kas te soovite mulle tuua lõikatagid? Hobusega sõidaks. Kell on suht palju, teeme homme edasi. Aga nagu näha, siis hetkel juba piisas tiibade lõikamisest. Väga brutaalsest lõikamisest, aga auto vähemalt on liikumisvõimeline. Et siin on nagu natuke arenguruumi on. Et selle saame homme ära teha ja siis saame sõitu proovida. Veits on rohkem vaja plekki ära lõigata lihtsalt, sest et me ei arvestanud sellega, et kui inimesed autos on, siis ta nagu aga nagu üldiselt võib suht rahule jääda. Et see näeb juba aina rohkem selle moodi välja, mida me tahtsime. Mida teie tahtsite, mitte meie. Ma maaga tahan ka juba seda, see on päris lahe. Minu arust see on päris äge juba.
isegi minu arust ilma selle stangeta, siia võiks vintsi veel ette panna, siis ongi nagu mingi 4x4 off-road mingi master. Tagapealine 4x4 master. Jah, teeme homme edasi, täna on kell palju, kui me hakkame täna veel tegema, siis ilmselt teeme mingi õnnetuse. Me lõikame ilmselt katuse maha. Katuse lõikame maha ja garaaž põleb maha ja kõik asjad juhtuvad, nii et teeme homme parem seda edasi. Unise peaga ei ole siukseid asju tore teha. Tere hommikust, Lars! Tere hommikust! See on see, mida üks hea naaber kell 10 hommikul pühapäeval tahab kuulda. Täpselt meid helistas. TMCS 2022, seal me näeme. Mõni ütleb selle kohta õnnetus, mõni ütleb selle kohta tuuning. Me ütleme mõlemad samal ajal, õnnetustuuning. Õnnetutuuning.